I play Pokemon Go every day. I play Pokemon Go. Tahtsin siia peale räppida oma lahe poisike, aga ajuhälvik on see lahe poisike. Puudub lahedal poisid keset fantaasia. Mingi lause, mille lõpp on Aasia. Okei, ma ei tea, mida ma just tegin, aga see läks täiega pepusse. Igatahes, äkki me lõpuks alustame videoga. Tead, teeme nii, et praegu tuleb intro. Nii, nüüd, kus me olime? Ühesõnaga, alustame sellest muidugi, et te ilmselt küsite, miks ma ei kasuta enda ekstreemselt kena merch'i hetkel. Well. Ütleme nüüd päris ausalt, Johannese merch on 10 korda ilusam kui minu oma. Aga ühesõnaga ma olen nüüd rohkem kui 5 minutit siin juba rekordinud ja ma ei ole praktiliselt mitte kusagile jõudnud, nii et lähme päriselt video algusesse. Seda videot toetab Crazy Face. Võida üle päeva 1 kilogramme neid ülimalt hapusid pomme. Et osaleda, esiteks tee hullu nägu ja filmi seda. Postita see Instagrami hashtagiga crazyface.com. Followge @crazyface_com, et saada teada võitjaid ja hoida silma peal muul, mida nad teevad. Homme antakse ära kuni 8. veebruarini. Jätke meelde, et maitseretseptorid on keelel. Nüüd aga ma ei kannata absoluutselt haput, aga need kommid on kõige hapumad asjad, mis ma siiani söönud olen. Oota. Ühesõnaga, mulle saadeti seda 3 kilo ja need asjad siin, need ei ole hapud, aga need on nagu actually räigelt head. Ja seda tõestab fakt, et isegi kui ma proovisin võimalikult vähe neid süüa, sellepärast et mul on nagu mingi 8 videoks vaja neid, siis alles on ainult 4 pakki. Ja siis neid hästi hapusid on veel päris palju, kuna ma ei jaksa neid ära süüa. Nüüd selleks, et näidata, et need on nagu tõsiselt hapud vähemalt minu meelest, võtan ma paar tükki ja vaatame, mis saab. Tere, siin on Eesti 3. kõige surnum YouTube'i kanal 20 000 subiga. Ma ei oska isegi introt enam teha, ma olen mul on mull kurgus. Ma olen 6 aega YouTube'ist eemal on, kuna tekkis paar probleemi. Ja äkki alustaks lõpuks videoga, eks ole. Ma olen ülimalt palju kordi öelnud, et eelarvamus ei ole fakt. Inimesed siiski ei kipu seda mõistama. Eesti YouTube'i maastik üleüldiselt minu meelest ei ole okei. Inimesed usuvad sõna otseses mõttes kõike, mida neile öeldakse. Ja kui kellelgi suuremal on oma arvamus, siis järelikult peab ju sul kas samasugune olema. Ma ei tea, vähemalt nii paljude arust loogika on. Sellest teemast rääkisin ma enne ka oma streamis, aga siin ma saan nagu teha seda suuremale vaatajaskonnale ja detailsemalt. Ma tropin siis vahepeal siia klippe sellest samast streamist ka. Alustame sellest siin. Väga paljud inimesed tulevad ja ütlevad, et siit kanal, siit video, mida iganes. Aga tegelikult, kui sa neilt küsid, mida võiks muuta, vastust ei tule. Ja kui tuleb, siis on see, et ära halvusta lapsi, mingi lõika see, kuidas nad ütlevad, lõng maha. Esiteks ma ei halvusta lapsi, see on fucking nali, inimesed ei mõista nalja. Nagu see on ka see, ma olen mõelnud sellele. Vaata, Tomsik ütles ühes oma videos, et talle maitseb eks ole. Nii, inimesed saavad aru, et see on nali, aga kui mina seda ütleks, siis sellepärast, et on väga edgy ja lahe mind heitida, siis oleks väga suur draama sellest, sest nagu inimesed lihtsalt on natukene autistlikud. Siin ei ole kõik korras. Inimesed ei mõtle loogiliselt, inimesed ei kritiseeri, inimesed tahavad vihata ja seda nad ka teevad. Ja nüüd hakkame rääkima päriselt. On need inimesed, kes vaatavad videoid selleks, et saada meelelahutust. Ja siis on need inimesed, kes vaatavad selle jaoks, et heitida. Ja ütleme nii, et ma küll ei tee ebaseaduslikke aineid, ega soovita kellelgi teist seda teha. Aga videote vaatamisega on samamoodi nagu narkootikumidega. Kui sa sisened halbade mõtetega, siis on kogemus ka halb. Kui sa võtad LSD-d, kui sul olla on või midagi sellist vaata, siis võid sa panna segast ja kusagilt katuselt alla hüpata. Kui sa seda võtad positiivse mõtlemisega, siis võid näha lilli ja liblikaid. Te ilmselt küsite, kust ma selliseid asju tean. Siis vastuseks on lihtsalt see, et ma vaatan liiga palju YouTube'i. Aga inimesed, kes vaatavad minu videoid negatiivsete mõtetega, omavad teist mõtteviisi, kuna nad keskenduvad vaid negatiivsusele, mitte positiivsetele asjadele. Mu lemmikud kommentaarid on need, kus inimesed kirjutavad nii plusse kui miinuseid. Näiteks see, et inimesed on öelnud, et ma teen liiga palju seda. Siis kui ma nagu käsi lehvitan, siis ma panen selle efekti vaata. Siis peale seda ma olen seda muutida, ma olen hakanud seda vähem kasutama. Aga point selles,
et muutusi ei juhtu, kui nendest ei räägita. Siin veel üks klipp striimist. Sa focus'id nagu ainult negatiivsetele asjadele, aga nad ei mõtle positiivsetele külgedele. Nad ei mõtle sellele, et ma panen põhimõtteliselt igasse videosse rohkem kui 10 tundi kuradi sisse, eks ole. Nagu siin on nii palju asju on nagu tegelikult mu videotes on nii palju asju, mida saaks kiita. Aga kui sa vaatad ainult seda negatiivset külge, siis sa ei saagi nii ei saa. Eks ole, kui mina vaatan inimeste videoid, kes mulle ei meeldi, siis ma ei mõtle ainult nendele negatiivsetele asjadele, eks ole. Ja isegi, kui mulle ei meeldi see video, siis ma ei lähe ütlema nagu, mine p***se, sa võiksid vähki surra, sellepärast, et see video minule ei meeldi. Vaid ma pigem lähen kommentaaridesse ja kritiseerin. Seda ma olen väga-väga palju teinud. Miks ei või teised inimesed niimoodi teha? See on nagu common sense, see peaks teil siin olema. Nagu, ütle mulle nüüd, mis kasu sa saad sellest, kui sa lähed video alla ja kirjutad mingi mine p***se. Vaikus. Ei saa kasu. Ainukene kasu, mida saab inimene, kes seda kirjutab, on see, et juudid tahavad tähelepanu ja siis inimesed panevad sinna kommentaarile like'i. Nad tahavad ka minu tähelepanu. Aga ma tihtipeale vastan neile sellepärast, et ma tahan teha nagu seda change my mind asja. Ma tahan muuta inimeste väljavaadet. Nii ja nüüd veel näiteid valedest eelarvamustest. Mortal Kombatit ikka ei kopiks. Ma olin 12, kui originaali tegin, see oli nali ja vaid paroodia. Kuid kuna ma ei arvanud, et kedagi see kotib, ei pannud ma seda ka kusagile kirja, et see Mortal Kombati järgi tehtud on. Teiseks, ma hiljem muutsin seda ja panin nende laulude kirjeldusse, et need on Mortal Kombati järgi tehtud. Kuid need videod, mis siin kanalil on re-uploadid, mitte originaalid, nii et description ja asjad kadusid. Lisaks sellele, kuula erinevust Mortal Kombati. Test your mind. Test your mind. Ja selle vahel. Mina olen dinosaurus, sina oled dinosaurus, ema sul on dinosaurus, isa sul on dinosaurus, Võib öelda, et jätsin meloodia samaks, kuid kõla on täiesti erinev. Lisaks olen ma seda teistes videotes korduvalt öelnud, et see on nimelt Mortal Kombati järgi tehtud. By the way, vaadake, siin on üks mingi 10-aastane, kellel on nagu mõtlemine mõistlikum kui paljudel 15 või enam aastastel. No, lihtsalt vaadake, mina olen Grotopia YouTuber. Aga ma ei ütle kohe, et sa oled debiiliks, sest sinu arust on Grotopia sitt. Sa täitsa lahe kutt, ma suubisin ka sind. Ühest asjast ma tõesti ei saa aru, nagu lisaks sellele ja millegipärast kuidagi kõigile see pael jalgu. Kui teil on sellega, saage üle juba. Pael oli literally lihtsalt inside joke. Või olete te lihtsalt kadedad, et ise millegiga kunagi hakkama ei saa? Pael on kõige randomim asi üldse. Mingi ühe meemi pärast mõtlesin, et teen ühest meemist eestikeelse versiooni, ja siis see lambis mingi sitaks viue ja boom. Te peaksite pigem Kalvikalle laulu maha tegema. See on literally kõige sitem asi, mida inimrass tootnud on. See on pandud kokku mingi alla 2 tunniga, sest ma tahtsin selle ruttu välja saada enne, kui see teema oma nagu populaarsuse kaotab. Tegin reaalselt streamis seda beati ümber ja mul läks reaalselt 12 minutit, et teha see üli täpselt järgi. Vaatamata minu kõrge prioriteetsustasemega erakordselt suuremõõtmelisele otsingule, ei olnud ma võimeline leidma seda konkreetset äratoodud otseülekannet. Kuid kuna mina olen nõnda erapäraselt pühendunud Eesti YouTube'i sisulooja, olin ma valmis tegema taaskord seda tegevust, mida olin juba korduvalt teinud. Ehk ma tegin taaskord ümber selle ekstreemselt pahameelt tekitava sümfoonia. Palun nautige minu suuri pingutusi. Aitäh kuulamast, kallid Eesti Vabariigi meessoost, naissoost ja või mõnest teisest soost kaaskodanikud. Mina olen Kalvi Kalle, sina oled Kalvi Kalle. Kalvi Kalle driftib. Mina tahan ära surra, mina tahan ära surra, mina tahan ära surra, mina tahan. Mina olen Kalvi Kalle, sina oled Kalvi Kalle. Vokaalid on sellel ka mingi täielik saast.
kuna need on mingi räigelt distorted ja ma ei viitsinud neid lihtsalt uuesti rekordida ja siis ma olin nagu kui käib kah, vaata. mina olen Kalvi Kalle. Ja come on, nagu see edit oli nagu kõige laisem asi, mis üldse eksisteerib. See font on Sony Vegase stock font ja ma ei viitsinud sellele isegi tausta teha, nii et ma panin lihtsalt Kalvi Kalle sinna driftima ja selle teksti pole isegi outline'i seda vaadalt näha. Okei, kaldusime natukene teemast kõrvale, oi. Hetkeks tagasi sponsori juurde. Saab mängida. Lõpuks ometi. Jesus Christ. Seal on see hapukoht on kommi sees. video, sa oled ise ka laps, homo. Olen jah laps, kuid eksisteerib selline asi nagu sarkasm. Ja see halvustamine lapsi title oli nagu, vaata siuke asi nagu nali. Homo ma kahjuks ei ole, kontrolli enne sõnade tähendust, enne kui neid kasutama hakkad. Veel üks klipp striimist. Ühesõnaga inimesed on nagu saanud ajupesu. Inimesed usuvad kõike, mida neile räägitakse. Kui keegi mingi tomsikene ütleb, et minu videod on halvad, see ei tähenda, et ka sina pead niimoodi arvama. Kõigil on oma arvamus. Nagu inimesed, see on nagu mina siis, kui ma mingi 12 olin, see on ajuvaba, see ei ole okei. Ma olin ka nagu vaatasin Leafy videot, eks ole. Leafy, ma teadsin, et Leafyl on mingi draama olnud H3-ga, eks ole. H3-ga. Nii, nagu kui mina ütlen teile, et te tomsikene on siin näiteks, ütleme nii, väidame nii. Kas te tomsik ongi nüüd siin? Kas ongi nüüd te tomsike siin? Ei ole, sellepärast, et see ei ole loogiline. Väga paljud inimesed arvavad, et te tomsik on siin, aga see ei tähenda, et mina pean niimoodi arvama, eks ole. Ja inimesed ei mõtle ka sellele, et kõik teevad vigu ja iga asi ei saa ideaalne olla. See on natukene ajab kettasse see situatsioon. Inimesed ei mõtle oma peaga. Teil on oma pea põhjusega. Palun kasutage seda. Kui teil on oma pea, siis ärge kasutage teiste ajusid enda ajudena. Eks ole. Ma saan aru, et kui teie ema ütleb, et miski asi on halb, et teie seda usute. Aga mina ei ole teie ema isa. Te tomsik ei ole teie ema isa. Isto ei ole teie ema isa. Nagu, te saate pointist aru küll. Et jah, see on natukene p***ses. Inimesed võiksid mõelda iseenesest, mitte teiste arvamustelt põhinevalt. See ongi see, et ärge kohe hakake vihkama. Palun enne kontrollige, millega on tegu. Jätate endast lihtsalt halva arvamuse, nagu te oleksite, ütleme 10-aastane laps, eks ole. Et palun mõelge enda peaga ja palun mõelge mõistlikult. Ärge öelge midagi enne, kui selle ilusti läbi mõtlete. Aitäh! Igatahes, aitäh, et vaatasite. Followge muidugi Crazyface'i Instagrami. Followge mind Instas, link on kirjelduses. Suubige kõikidele nendele kanalitele, mis mul millegipärast on. Ehk siis pim. Kõik sotsiaalmeediad on kirjelduses. Teeme ka nii, ma teen endale sarahahi. Teie minge, pange heiti, pange pihku. Lihtsalt, küsige küsimusi ja asju, et ma vastan nendele. Ma arvan, et ülejärgmises videos varsti näeme. Peske puhtuks.